See on šokeeriv video, mis on saanud kurikuulsaks üle kogu maailma. Noor naine näib olevat visatud skelett sillalt alla, kukkudes oma surma. Selle inimese külge ei ole köit kinnitatud. See on videos väga-väga selgelt näha. Nüüd on 3 inimest tema mõrvast süüdistatavad ja föderaalvalitsus seisab silmitsi tsiviilhagiga. Minu isikliku arvamuse kohaselt on kõik osalised selle eest vastutavad. Siin on kõik, mida me teame köiehüppe tragöödia kohta. See on skandaal, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Sierra Gillespie. See on üks neist lugudest, mida on väga raske käsitleda mitmel tasandil, peamiselt seetõttu, et seda oleks saanud nii lihtsalt ära hoida. Ja ometi visati Maria Eduarda Rodríguez de Freitas, 21-aastane naine oma elu parimas eas, sõna otseses mõttes, Brasiilias luusillalt alla, kukkudes 40 meetrit kivisele jõe sängile. Ja selles loos on nii palju asju, mida lahti mõtestada, alates köiehüpete reguleerimise puudumisest kuni mõrvasüüdistusteni, millega nüüd peavad silmitsi seisma 3 inimest. Samuti on küsimus kaameras, mida Maria väidetavalt kandis oma kukkumise hetkel ning selles, kas tõenditega on väidetavalt manipuleeritud, sest seda pole siiani leitud. Tänases skandaali episoodis vaatame lähemalt kogu olemasolevat teavet alates saatusliku köiehüppe eelsetest hetkedest kuni tänapäevani. Kõik osalised, täielik ajajoon ja mida edaspidi oodata. Tänane skandaal viib meid La Limerasse, Brasiiliasse, mis asub umbes 145 kilomeetrit São Paulost põhja pool. Limeras asub niinimetatud Ponte do Esqueleto ehk skelettsild. Aastaid tagasi ehitati see sild raudtee laienduse osana, kuid see ei saanud kunagi valmis. Nii seisis see seal aastakümneid, kuni loodus ala üle võttis, jättes maha kõhedust tekitava maastiku ja pahaendelise nime. Veelgi enam, viimasel ajal on see piirkond muutunud väga populaarseks köiehüpete harrastajate seas. Inimesed tulevad siia 100 miilide kauguselt, et sellelt sillalt alla hüpata. Sellest on omamoodi saanud köiehüpete maailmas põrandaalune sissepühitsemisrituaal. Siin on Brasiilia advokaat Andrea Libarca. Mis puudutab silda ennast, siis see ehitati osaks riiklikust raudteeliinist, kuid tegelikult ei sõitnud ükski rong kunagi üle selle silla. Rong ei tulnudki kunagi. Nii oli see sild aastaid täiesti kasutu. Ja need tegevused toimusid siin aastaid ja aastaid. Ja midagi ei tehtud selle peatamiseks. Ühele poole pandi küll sillid üles, aga inimesed tulid sisse läbi eravalduse, mis olid silla lähedal. Nii et nad ei näinudki silti. Nad lihtsalt teadsid, et seal on sild ja nad peavad kuidagi sinna jõudma. Sild ise kuulub föderaalvalitsusele, kuid ka 2 asjaosalise linna raekojad jagavad selle eest vastutust. Nad pidid paigaldama sildid, nad pidid veenduma, et inimesed ei pääseks sellele sillale, sest on teada, et see on olnud ohtlik koht juba väga palju aastaid. Pärast seda kõike on föderaalvalitsus otsustanud silla õhku lasta. Nad kavatsevad selle lammutada. Ja linn on samuti kaasatud ning kavatseb piirata juurdepääsu, et inimesed ei pääseks sellele sillale kummaltki poolt. Kuigi seda pole veel juhtunud, aga see juhtus nüüd. See oleks pidanud juhtuma juba ammu. Ja samuti hoolimata kõigest sellest ei ole köiehüpped suugi uus tegevus. See ei alanud eile. Nii et kui seda ei kavatsetud täielikult keelata, oleks pidanud need juba ammu reguleerima. See saab olema selle juhtumi läbiv teema. Ohutusprotokolli puudumine. Praegu on isegi esitatud hagi Brasiilia föderaalvalitsuse vastu, kuna köiehüpete reguleerimine ja olemasolevad ohutusmeetmed on puudulikud. Aga ma lähen juba ette. Enne kui me räägime hagist või esitatud kriminaalsüüdistustest, peame kõigepealt rääkima selle juhtumi ohvrist. See on 21-aastane Maria Eduarda Rodríguez de Freitas. Sõprade ja peresõnul oli Maria elav ja täis elu. Teda mäletatakse kui energilist, seiklushimulist ning looduse ja vabaõhuspordi armastajat. Pole siis ime, et Maria oli pidevalt aktiivne. Tema surma ajal oli ta tegelikult kehalise kasvatuse ja spordijuhtimise tudeng, nagu kirjutab Straits Times.
Maria elas koos oma perega Djangiras, Sao Paulo lähedal ja töötas Pano Bianco Akadeemias, mis on spordikeskus. Pärast Maria surma avaldas tema meeskond avalduse, milles öeldi järgmist. Täna jätsime hüvasti väga erilise inimesega, meie Pano Bianco Silverstone'i pere liikmega. Maria Eduarda jättis oma jäie pühendumuse, kiindumuse, rõõmu ja austusega, millega ta kohtles kõiki enda ümber. Sinu kohalolek valgustas kogu õhkkonda ja sinu mälestus jääb igaveseks meie südamesse. Selles sügava kurbuse hetkes ühineme palves ja solidaarsuses perekonna, sõprade ja kolleegidega, soovides jõudu ja lohutust selle kaotusega toimetulemiseks. Olgu head mälestused, javatud hetked ja tema poolt jäetud armastus rahu ja lohutuse allikaks. Puhka rahus, Maria Eduarda. Maria ema avaldas samuti südantlahestava avalduse. See kõlab nii. Minu kallis tütar, täna tahtsin ma sind kallistada rohkem kui 1000 korda. Kui väga sinu lahkumine mulle haiget teeb. Ma armastan sind igavesti, mu printsess. Ja aitäh sulle, et olid osa minu elust need 21 aastat. Milline au oli kuulda, kuidas sa mind emaks kutsud. Jumal, aitäh selle privileegi eest. Ja see viib meid Maria traagilise surmapäevani, laupäeval 13. juunil. Maria ja tema partner sõitsid skeletisillale eesmärgiga kõiehüpet teha. Pärast selle loo avalikuks tulemist on palju arutletud kõiehüpete üle ja segaduse üle selle seose kohta bungee-hüpetega. Kuid bungee-hüpete ekspert Matt Lawrence ütleb, et nende vahel on olulisi erinevusi. Ja kogeneematu silma jaoks võib see väga sarnaneda bungee-hüppele, kuid tegelikult see ei ole seda. Selles tegevuses ei kasutata benchiköisi. Potentsiaalse energia hajumine, nimetagem seda nii, toimub õhutakistuse ja pendi liikumise kaudu. Bugihüppes toimub energia hajumine kummipaela üles-alla põrkumise kaudu, kus kummipael salvestab energiat. Nii et sa põrkad üles-alla, võnkumised muutuvad aeglaselt järjest väiksemaks ja väiksemaks ning just nii see energia hajubki. Kuigi need näevad välja üsna sarnased, kui keegi hüppab mingilt rajatiselt alla, on need siiski üsna erinevad ja nendele kehtivad erinevad regulatsioonid. Ekspertide sõnul ei tohiks kõiehüppe olla ohtlikum kui bungee-hüppe, kuid sageli see siiski on. Minu arusaamist mööda ei ole kõiehüppe, kuna see on suhteliselt uus tegevus, väga rangelt reguleeritud. Mul ei ole teadmisi, et selle jaoks oleks olemas mingeid ohutusstandardeid. Bungee-hüppe jaoks on olemas palju ohutusstandardeid. Sõltuvalt sellest, millises jurisdiktsioonis sa oled, kasutad sa üht või teist. Aga kõiehüpete puhul ei ole olemas ohutusstandardeid. See ongi tegelikult peamine probleem. Matti sõnul on bungee-hüpete puhul sisenemisbarjäär väga kõrge. On palju protokolle ja protseduure, mida tuleb järgida. Aga kõiehüpete puhul, eriti selles maa-aluses maailmas ja ohtlikes kohtades nagu Skeleton sild, puuduvad paljud vajalikud regulatsioonid lihtsalt täielikult. Näiteks teise inimese kontroll või isegi midagi nii elementaarset nagu ohutusnimekiri. Kui kirjutad objekti tööjuhendit, on nõutud terve rida kontrollnimekirju, mille kõik peavad läbi tegema, kui nad ühendusi teevad. Ja enne kui see inimene jõuab servani, peab olema tehtud 10 asja. Okei, kõigepealt kontrollime rakmeid, topelt kontrollime rakmeid. Teiseks võtta kõis ühenduse asjaga, ka seda kontrollitakse 2 korda. Ja enne seda ei tohi nad isegi oma turvakõiest lahti ühendada, sest tead, sellel inimesel peaks olema turvakõis küljes, kuni ta on kogu kinnitussüsteemiga ühendatud. Nii et kõik need asjad peavad juhtuma. Rakmete kontroll, ühenduste kontroll, ankrute kontroll, kõik need tuleb teha enne, kui keegi saab üldse edasi liikuda sellesse punkti, kus ta saab hüppeasendisse minna. Ja kui nad on sellesse asendisse jõudnud, siis tuleb teha veel terve rida teisi kontrolle, mis peavad samuti toimuma. Okei, pane jalad servale, tead küll, jõua sellesse punkti, jõua teise punkti, ma loen 3-ni, sa teed seda, sa teed toda. Ja kui need asjad ei toimu korralikult, pead tagasi tõmbuma ja otsast alustama. Maria puhul ei juhtunud väidetavalt nii ja ma ütlen seda mitme asja põhjal, sealhulgas tunnistajate ütluste põhjal. Igor Dians oli Maria hüppe ajal kohal ja ütles Brasiilia uudistekanalile G1 järgmist. Hetkel, kui see kõik juhtus, kuulsid sa inimesi taga küsimas, kus on kõis? Ta on ilma kõieta. Operaatorid ei teadnud, mida öelda. Kõik, kes seal olid, sattusid paanikasse ja neil polnud vastuseid. Teine instruktor, kelle nime pole avalikustatud, andis tsiviilpolitseile ütlusi. UOL Noticiasi andmetel ütles ta järgmist. Mida ma kuulsin oli, mu jumal, tüdruk, aidake tüdrukut, sest on tavaline, et inimene karjub, kui ta hüppab ja rahvas tema ümber karjub koos temaga. Ma kuulsin karjeid ja kui ma ringi pöörasin, oli see juba juhtunud.
Asi ei piirdu ainult pealtnägijate ütlustega. Tegelikult on olemas ka video Maria kukkumisest. Ma teadsin need aisid. Me peatasime video poole pealt, et ei näeks õudust, mis järgneb. Aga Maria kukub otse kui 13-korruselise maja kõrguselt alla, kui mehed viskavad ta sõna otseses mõttes silla servalt alla. Ja tasub tähele panna, millises asendis Maria oli. See oli nagu Supermani poos, kus töölised kandsid inimest pea kohal ja viskasid ta siis õhku. Hüppaja sirutas käed välja nagu Superman. Umbes kuu enne Maria hüpet tegi sotsiaalmeedia mõjutaja Estefani Gonzalez postituse, kus ta oli samal skelettsillal, tehes sama hüpet koos samade inimestega, kes aitasid Mariat. Estefani tegi pärast Maria surma mitu videot, kus ta selgitas, milline oli tema kogemus. Ta ütleb, et korraldajad ütlesid talle ja teistele, et nad ei tohi kunagi köietöötajaid segada ning enne hüpet tehti mitu turvakontrolli. Maria kogemuse kohta ütles ta, ma tegelikult ei tea, mis juhtus. Meie aga teame, mis juhtus. Video ja tunnistajate ütluste kohaselt visati Maria ilma köieta skeletonsillalt alla. Väidetavalt on videote taustal kuulda, kuidas inimesed karjuvad köis, inimesed, köis või poisid, köis. Ma tean, et on väga raske uskuda, et see juhtus just nii, nagu see juhtus. Aga sa võid... Ma sattusin paanikasse, kui videot nägin, sest ma mõtlesin, et näed ju, see pole turvaline. Peatuge, inimesed karjuvad, inimesed hüüavad, et tal pole köit, peatage, aga nad ei kuulnud. Tõenäoliselt sellepärast, et nad on harjunud alati kuulma inimesi karjumas, kui nad seda teevad ja nad ei saa lasta end segada, muidu võivad nad inimest vigastada. Aga samal ajal on raske uskuda, et midagi sellist võiks juhtuda. Ja siin ongi asi. Ekspertide, nagu Andreoli sõnul, on köiehüpped Brasiilias väga levinud, kuid mõnikord võivad need olla väga ebaseaduslikud. Neil ei olnud luba ja neil polnud selle jaoks isegi ametlikku ettevõtet. Nad oleksid võinud selle eest vastutusele võtta, kui nad oleksid vahele jäänud, sest neil polnud mitte ainult ettevõtet, neil polnud luba, kuid koht, kus see juhtus, oli varasemate õnnetuste toimumispaik. Selle tõttu nii, et nad poleks seda luba nii saanud. Veelgi enam, mõned minutid enne Maria surmaga lõppenud kukkumist tegi ta nüüdseks salapärase postituse sotsiaalmeediasse, kirjutades. Kes oli see hull inimene, kes lasi mul sillalt alla hüpata? Noh, sellele küsimusele olevat vastuseks 6 inimest. 3 inimest on vahistatud, kuid neile pole süüdistust esitatud. Seega pole nende nimesid avalikustatud, kuid 3 inimesele on süüdistus esitatud. Nende hulka kuuluvad 27-aastane Vitor G. Freitas Gonsalves, 32-aastane Luis Felipe Feliciano Igaroth ja 42-aastane Maicon Fernandez Sintra. NBC Newsi andmetel olid kõik 3 meest sel päeval, kui Maria kukkus, langevarjuhüppe instruktorid. Hiljem väidetavalt ütlesid nad uurijatele, et Maria polnud ühegi köiega kinnitatud, kuid nad ei mäletanud, kelle ülesanne oli tema turvavarustust üle kontrollida. Pärast Maria surma on kõik 3 meest mõrvas süüdistuse saanud. Neid süüdistatakse tapmises. See juhtum toob esile väga vana arutelu kavatsuse või süü kohta, mida me nimetame dooluseks või kulpaks. Neile esitatakse esialgu süüdistus. Tapmine kavatsusega kedagi tappa, mida nimetatakse tahtlikuks tapmiseks. Kui tegemist on tapmisjuhtumiga, kus puudub süü, kuid on hooletus, mida nimetatakse hooletuslikuks tapmiseks ehk homicidio culposo. Kui me räägime hooletusest, oskamatuse tõttu tekkinud süüst, kohustusest kaitsta, kuid kaitse puudumisest, siis sellised juhtumid ei ole karistatavad vangistusega. Sellise kuriteo eest ei panda sind vangi, nii et kui sind ei panda mingi kuriteo eest vangi, siis ei saa ka olla. Sind ei saa panna eelvangistusse. See ongi praegu olukord. 3 inimest on selle kuriteo tõttu eelvangistuses. Ja selleks, et saada eelvangistus, peavad nad esialgu esitama süüdistuse tahtlikus tapmises. Ekspertide sõnul. Nagu Andreoli ütleb, on tegelikult üsna kummaline, et nendele 3 mehele esitati mõrvasüüdistus. Nii et siin on see, mis toimub. See juhtum on pälvinud palju meedia tähelepanu
ja kui see juhtub, siis mõnikord käsitletakse neid juhtumeid teistmoodi, kui neid muidu käsitletakse. Teistes juhtumites näiteks. Meil on palju teisi juhtumeid, sarnaseid spordiõnnetusi ja neid on alati käsitletud kui mittetahtlikke hooletusena nagu Imperizia puhul. Selles juhtumis meedia tähelepanu tõttu on seda käsitletud nii, nagu oleks neil olnud tahtlus meid inimesi tappa. Isiklikult advokaadina arvan ma, et seda ei rakendatud. Ja me süveneme sellesse kõigesse kohe põhjalikumalt. Aga me peame ka arutama, mis juhtus pärast Maria kukkumist. Me juba näitasime teile seda vapustavat videot, kus ta kukub vabalt õhus, sööstes 13 korrust allapoole kivisele maapinnale. Aga kuidagi imekombel jäi Maria alguses ellu ning samuti imekombel oli sündmuskohal ka töölt vaba medõde 26-aastane Reza Diaz. Reza oli järgmine, kes pidi hüppama, kui Maria kukkus maapinnale. Nii tormas ta Maria juurde, kus leidis ta raskelt hingamas ja väga nõrga pulsiga. Reza ütles uudisteväljaandele Brute, et ta lohutas Mariat, öeldes, tsitaat, ma isegi rääkisin temaga. Mul on komme naljatada ja öelda, keegi ei sure minu vahetuse ajal. Ja ma ütlesin talle, juuda, keegi ei sure minu vahetuse ajal, kuigi ma tegelikult ei olnud seal oma vahetuses. Isegi Reza kangelaslike pingutustega oli juba liiga hilja. Kiirabi saabus sündmuskohale umbes kell 9:55 hommikul. Mitmete allikate kohaselt kuulutati Maria sel hetkel surnuks. Maria kehavigastused olid nii rasked, et teda ei viidudki haiglasse ravile. Selle asemel kuulutati ta sündmuskohal surnuks ja viidi otse õigusmeditsiini instituuti lahkamiseks. Aga Reza kangelaslikud pingutused ei piirdunud ainult sellega, et ta püüdis Mariale appi minna. Ta andis uurijatele ka olulise vihje pärast Maria hüpet. Reza sõnul anti kõigile, kes sel päeval GoPro kaamera rentisid, kollane käepael. Ta märkas, et Marial oli käepael, mis tähendab, et väidetavalt kandis ta hüppe ajal kaamerat. Siiski pole uurijad kaamerat siiani leidnud, mis tähendab, et see on kas kadunud või eemaldati see tahtlikult Maria kehalt. Pärast kukkumist andsid uurijad New York Posti andmetel välja avalduse kaamera kohta, öeldes, tsiteerin, tsiviilpolitsei jätkab uurimist, et täielikult selgitada sündmuste dünaamikat, tuvastada kõik kriminaalsed vastutused ja leida ohvri poolt hüppe ajal kasutatud kaamera, mida peetakse oluliseks elemendiks juhtunu rekonstrueerimisel. Sest kaamera oli kogu aeg ohvri juures. Ja kaamera näitab, kas ta märkas, et tal ei olnud köit, kas ta pidi peatuma, kas ta oli teadlik, kas nad olid teadlikud, et tal ei olnud köit. Aga see, kuidas kaamera kaduma läks, on siiski veel vaidluse all. Mõned tunnistajad väidavad, et nad nägid, kuidas see Maria kehast eemaldati. Süüdistus on selles, et nad olid osa meeskonnast, kes hoolitses selle eest, et see teeületus toimuks. Üks arreteeritud inimestest oli see, kes oli silla all ja keda süüdistatakse varjamises. Kaamerat ei ole veel leitud, kuid üks tunnistaja ütleb, et nägi teda kaamerat kenast üles võtmas. See on veel üks punkt. Väide, et üks kahtlusalustest varastas kaamera või manipuleeris tõenditega. Samuti on teateid, et nad põgenesid sündmuskohalt pärast seda, kui Maria surma sai. Kuid eksperdid ütlevad, et see ei pruugi olla traditsiooniline süütunde teadvustamine. Ma saan aru, et loomulikult teadsid nad, et juhtunu oli kuritegu, aga ma ei arva, et nende põgenemine tähendab, et nad olid milleski süüdi või et nad seda kavatsesid, sest nad ei teinud seda ega põgenenud nii, nagu oleks olnud plaanitud. Nad lihtsalt põgenesid, nad olid šokis. Andrielli ütleb, et kahtlusalustele on esitatud mõrvasüüdistus, mitte tingimata seetõttu, et see oleks õige süüdistus väidetava kuriteo eest, vaid peaaegu nagu viis neid siin kinni hoida. Uriimine kestab kokku 45 päeva, võimalusega pikendada veel 45 päeva võrra. Kuid kui see lepeb, võidakse nad lihtsalt vabastada. See on võimalik, kuid võimalik on ka kohtuprotsess. Ma kujutan ette, et kaitse hakkab seda väitma. See on kopajuhtum, see on hooletu tapmise juhtum ja miks see nii on? Kriminaalõiguse doktriinis on olemas mõiste dolus eventualis ja culpa consciente, mis tähendab, ühelt poolt on sul kavatsus, aga see ei ole päris selge. Sa tead, et on olemas risk ja sind ei huvita, et keegi võib selle tõttu surra.
ja culpa consciente puhul on olukord, kus sa tead, et on olemas risk, aga loodad, et see ei juhtu. Sinu südametunnistus on puhas, sest sa teed endast parima, et seda mitte teha, et seda mitte juhtuda lasta. Ja siin ongi konks. Seda on kohtus väga raske tõestada, nii et kui on mingi kahtlus, käib kohus otsustama süüdistatava kasuks. Seetõttu usun, et see jääb pigem ettepaneku sõnumiks, sest selles juhtumis on kavatsust väga raske tõestada. Kuigi seal on palju hooletust ja palju asju juhtus selleks, et see õnnetus saaks aset leida ning peaks olema rohkem vastutust, oleks valitsus pidanud silla sulgema, politsei oleks pidanud jälgima, mis toimub. Kui nad teavad, et seal on alati selle õnnetuse oht, et inimesed käivad seal hüppamas, siis peaks seal olema mingisugune turvalisus. Inimesed, kes tahtsid seda hüpet teha, oleksid pidanud vähemalt taotlema luba, neil oleks pidanud olema vähemalt seaduslik ettevõte. Aga neil ei olnud. Ja kõik muu, mis juhtus, et see võimalikuks teha, et see kohutav õnnetus võimalikuks sai. Kuid kohtus analüüsitakse tegelikult ainult selle päeva fakte, mis viisid selle õnnetuseni. Eks? Nii et sul on föderaalvõimud, osariigivõimud ja politsei, kes hakkavad sellele vastama ja haldama. Halduslikult. Nad hakkavad sellele vastama oma enda asutustes. Aga surma enda kohta langeb see ainult nende inimeste peale, kes tol hetkel kohal olid, kes teda kandsid ja oleksid pidanud teda kindlustama. Ja nende inimeste jaoks saab olema väga raske tõestada, et neil oli kavatsus teda tappa. Räägime sellest intervjuu ajal veelgi, aga kavatsuse tõestamine on siin üsna keeruline. See ei ole tavaline mõrvajuhtum, mida me skandaalis kajastame. Muidugi on võimalik, et oli hooletus, aga kas see tähendab, et tegemist oli tahtliku, ette kavatsetud mõrvaga? Teooria ei ole see, et nad olid nii hoolimatud, et see neid ei huvitanud, vaid et neid ei huvitanud, kas ta jääb ellu või sureb. Seda on raske tõestada, sest seni antud ütlused ütlevad, et nad tõesti ei teadnud, et tal polnud köit. See saab prokuröride jaoks olema vähemaltki raske ülesanne, sest tõendamiskoormus on väga suur, millest me räägime veel ta meie intervjuus. Aga tsiviilkohtus on tõendamiskoormus muidugi väiksem. Ja see on ka selles juhtumis oluline, sest kohalikud omavalitsused on pärast Maria surma esitanud föderaalvalitsuse vastu hagi. Limera omavalitsus on esitanud föderaalvalitsuse vastu hagi, väites, et see vastutab Maria surma eest, kuna selles väga kõrge riskiga piirkonnas puudus pädevus. Limera väidab, et valitsus on korduvalt eiranud hoiatusmärke skeleti silla kohta ning on tegelikult võimaldanud reguleerimata kõiega hüppeid korraldavatel ettevõtetel kasutada seda silda ebaseaduslikuks tegevuseks. Ma arvan, et see on tugev hagi, sest sild on tegelikult föderaalvalitsuse vastutusel, seega oleksid nad pidanud silla turvama. Aga nemad ei olnud ainsad, kes selle eest vastutasid. Iga ametiasutus, mis on seotud turvalisusega, linna turvalisuse eest, oleks võinud seda teha, oleks võinud selle ära teha. Mitte ainult föderaalvalitsus, nad kõik oleksid pidanud seda tegema. Aga kui rääkida vastutusest, siis minu arvates on väga selge, et selles olukorras lasub vastutus föderaalvalitsusel. Juba on teateid, et sild lammutatakse pärast Maria surma. Andrieli teatab, et kui föderaalvalitsus leitakse sellest tsiviilasjas vastutavaks, tuleb meil tõenäoliselt maksta suur trahv. Üks linnavolikogu liige ütles G1-le selle kõige kohta järgmist. Föderaalvalitsus andis selleks loa, linnapea andis seadmed ja nüüd lammutatakse sild. Oluline on see, et siin ei kaotata inimelusid.
New York Posti andmetel ütles Sao Paulo avaliku julgeolekusekretäri büroo samuti järgmist. Olen näinud palju surmasid, kuritegusid, kurjategijaid. Ma tegelen ekstreemspordiga. Ma pole kunagi näinud nii jälki ja sümboolset juhtumit turvalisuse ja teiste elude täielikust eiramisest nagu see. Nii et me oleme siin rääkinud 2 suuremast kohtuasjast, eks? Kriminaalasjast, millega mitmed kahtlusalused silmitsi seisavad, ja tsiviilasjast. Kuid Andrei Andrioli sõnul võib silmapiiril olla ka 3. juhtum. On olnud palju seksistlikke kommentaare selle kohta, et ta oli noor tüsuk ja inimesed on rääkinud, kuidas nad tahtsid tema keha näha. Viimane, mida ma tean, on see, et inimesed, kes tegid tema keha kohta surnukuuris neid jälke kommentaare ja kuidas see kõik pidi toimuma. Nende suhtes käib uurimine. Meil oli 2 kongressi naist, kes läksid prokuratuuri ja palusid nende inimeste suhtes nende kommentaaride tõttu uurimist alustada. Nii et siin toimub tegelikult 3 osast koosnev uurimine kõige kohta, mis siin toimub. Ning samal ajal on käimas mitu erinevat kohtuasja ja või süüdistust. Aga kõige olulisem on see, et Maria ja tema perekond väärivad õiglust. Ta maeti 14. kuupäeval, vaid 1 päev pärast tema surma. Tema perekond on sellest ajast alates avaldanud avalduse, milles öeldakse, et on oluline, et kõik vastutused oleksid põhjalikult kindlaks tehtud ja et kõik asjaosalised vastutaksid oma tegude ja tegemata jätmiste eest. Ma mõtlen, see on tõesti nii laastav juhtum. Ja mis mind lihtsalt ei jäpa rahule, on see, et seda oleks saanud täielikult vältida. See noor naine ei pidanud surema. Aga nüüd peame meie tükid kokku korjama ja proovima aru saada sellest infost, mis meil olemas on. Et sellest paremini aru saada, tahan pöörduda erikülalise poole, kes on seda juhtumit jälginud alates selle avalikuks tulekust. See on Law and Crime'i enda, Jesse Weber, saate Sidebar juht. Jesse, aitäh, et tulid saatesse Skandaal. Väga tore sind täna näha. Väga tore sind näha, aitäh, et mind tagasi kutsusid. Mulle väga meeldib siin olla. Ma arvan, et olen siin olnud 2 korda varem, arvatavasti 2 või 3 korda. Jah, kas see ongi nüüd 3. kord? Aitäh, et mind kutsusid. Ma hindan seda väga. Ja Jesse, me räägime loost, mida ma tean, et oled vähemalt 3 korda Sidebaris kajastanud. See on nii kurb, selle juhtumi üksikasjad. Kas sa saad mulle seda kuidagi selgitada? Kuidas midagi sellist üldse juhtuda sai? Ma ei suuda sellest üle saada. See ongi küsimus, eks? See ongi küsimus. Üks asja keerulisemaks tegur on see, et see juhtus Brasiilias, eks? Tead, on segadus tekitav, kuidas midagi sellist võiks juhtuda ükskõik kus. Aga kui sa tegeled Brasiiliaga ja kohalike võimudega ning kohalike seaduste ja meediaga, siis ma ei tea, kas midagi läheb tõlkes kaduma ja kas sellest on võimalik aru saada. Aga mulle tundub, et ilmselgelt tehti viga. Kuidas siis, ma mõtlen, see tekitab küsimuse ja ma näen seda, mis on tõesti huvitav. 3 inimest on arreteeritud ja süüdistuse saanud. Veel 3 inimest on väidetavalt arreteeritud. Ma ei usu, et neile on veel süüdistus esitatud. Aga nad ei suuda aru saada raportite põhjal, kes vastutas selle eest, et ta oleks kinnitatud. Nüüd, mis on selle juures tõeliselt muret tekitav, on see, et videos on näha köit, eks ole. Ma ei tea, kas see on just see köis, aga igaüks, kes vaatab, kuidas teda tõstetakse selles Supermani poosis ja väidetavalt platvormilt alla visatakse, näeb, et ta ei ole millegi külge kinnitatud. Ja kohe pärast seda kuuleb lindilt, kuidas keegi ütleb, mehed, köis, köis, köis. Keegi ütleb, et köis ei ole ühendatud. Kuidas saab midagi sellist juhtuda? Kui uskuda seda, mida üks kaitseadvokaatidest ütleb, siis nad on teinud neid hüppeid korduvalt. Nad on professionaalid. Kuidas sul ei ole kontrollnimekirja? Kuidas sa ei märka seda? Võib-olla nad ütlevad, et nende tähelepanu oli hajunud, keegi filmis neid või mis iganes see põhjus oli. See ei ole vabandus, sest see on kõige tähtsam asi. See on kõige tähtsam asi. Kas ta on kinnitatud? Ja mis teeb selle veelgi häirivamaks? Ei ole ainult süüdistused, millega nad silmitsi seisavad, ega ainult see, mis temaga juhtus, vaid ka väide, et hiljem üritati seda varjata. 2 neist väidetavalt üritasid põgeneda. Osa tõendeid on puudu. See on lihtsalt väga-väga häiriv juhtum. Jah, sinu öeldu põhjal on nii palju asju, mida saaksime lahti võtta, aga ma alustan kõigepealt põhitõdedest, ohutuse põhitõdedest siin. Ja ma tean, et Ameerikal on kogu maailmas selline maine, et ollakse väga kohtusse kaebamisele kalduv. Tead küll, me oleme valmis inimesi kohtusse kaebama, me peame enne kuhugi minemist allkirjastama vastutusest loobumise vorme ja nii edasi. Aga tundub vähemalt minu tehtud uurimistöö ja sinu räägitud ekspertide põhjal, et Brasiilias on köiehüpped üsna tavalised, kuid see ei tähenda, et need oleksid seaduslikud. Tegelikult on need ebaseaduslikud. Ja seal puudusid paljud protokollid või protseduurid, mida lihtsalt ei olnud olemas. Kas see on see, mida sina avastasid? Kui ma rääkin ekspertidega, siis nemad ütlesid, et seda võib teha.
köiehüpped ise ei ole ebaseaduslikud. Ebaseaduslik oli seda teha sellelt sillalt. See oli mahajäetud sild. See oli raudteeliin. Seda kutsuti luusillaks. Nüüd kavatsetakse see maha lammutada, sest selle juhtumi pärast tuli nii palju vastukaja. Aga juba mõnda aega on olnud ka ohutusega seotud muresid. Kuid köiehüpped on päris asi. See on nagu benchihüpped. Erinevus seisneb muidugi selles, et benchihüppe nöör on teistsugune. Ja kui sa alla hüppad, siis on seal see vertikaalne põrkumise efekt. Köiehüppe puhul visatakse sind alla ja siis tekib pendli efekt. See on päris asi, aga sul peab olema vastav sertifikaat. Üks selle juhtumi häirivaid aspekte on see, et öeldakse, et see grupp, kes seda korraldas, polnud sertifitseeritud. Neil polnud litsentsi. Neil polnud selleks luba, mis minu arvates saab olema oluline tegur kohtuasjas, kuid väidetavalt nad lihtsalt korraldasid seda tegevust. Ja see on seikluslik tegevus. Selliseid asju juhtub. Õnneks ei lõpe see alati millegi sellisega, aga see on ilmselgelt ohtlik tegevus. Sa mainisid loobumislepingut. Jah, muidugi keegi loobub oma õigusest kohtusse kaevata, kui tegemist on ohtliku tegevusega. Aga ma väidaksin, et see kehtib ainult siis, kui protokolle järgitakse. See ei kehti siis, kui sind korralikult kinni ei panda. Sa ei loobu oma õigusest, kui sind ei kimitata köiega. On vahe, kas sul oli köis küljes, sa hüppasid ja kogemata lõid end vastu seina või midagi sellist. See on hoopis midagi muud. Ja ma ei usu isegi, et loobumisleping annaks, kui see juhtuks Ameerika Ühendriikides, ma ei usu, et loobumisleping annaks tingimata sellele grupile või asjaosalistele puutumatuse. Aga see on päris asi, see juhtub. Ja ma arvan, et tekib küsimus esiteks, kuidas nad said niimoodi tegutseda ilma nõuetekohase sertifikaadi või loata. Ja teiseks, millised olid nende kvalifikatsioonid? Kas siin oli mingi puudujääk? Kas siin oli järelevalve puudumine? Tiad, üks ekspertidest, kellega sa rääkisid ja keda me tegelikult kogu selle episoodi jooksul esile tõstame, on Matt Lawrence, benchihüpete ekspert, kes põhimõtteliselt käis kõik läbi. Ja nagu sa välja tõid, jah, need mehed võisid olla hajameelsed. Inimesed tegid fotosid või videosid, mis iganes. Aga me näeme seda kogu aeg, kui inimesed teevad benchihüppeid, eriti siin Ameerika Ühendriikides. Mul on sõpru, kes on seda teinud. Nad teevad fotosid, see juhtub ja ometi pole ma midagi sellist näinud. Aga mida Matt tõi välja, on see, et tavaliselt on sul teine või kolmas, võib-olla isegi 4 paar silmi, kes kontrollivad üle ja veenduvad, kas see köis on kinnitatud, kas varukinnitus on kinnitatud, kas kõik on korras enne, kui inimene üldse hüppeasendisse läheb. Kõik need asjad peavad olema täidetud. Ja tundub, et antud juhul seda ei juhtunud, nagu sa välja tõid. Me näeme teda videos sõna otseses mõttes vabalt kukkumas. Ja see viibki mind järgmise küsimuseni, nimelt väidetava varjamise süüdistuseni. On olnud teateid, et Maria kandis laskudes kehakaamerat. Kaamerat, mis tal küljes oli. Tal oli isegi käepael, mis näitab, et tal oli kehakaamera. Ometi pole kaamerat leitud. Tundub, et on teateid, et võib-olla varastati see ära või eemaldati sündmuskohalt. Mida sa arvad sellest tõendite rikkumise süüdistusest? Nii, et siin on 2 aspekti, eks. Pärast seda juhtumit on süüdistused, 2 süüdistatavat põgenesid enne kinnipidamist metsaalale. Seda nimetatakse seaduses süütunde teadvustamiseks. Teiseks, selle juhtumiga seoses on veel 3 inimest arreteeritud. Ja see põhineb ühel takistamise süüdistusel. Nii et üks süüdistus on selles, et tõendeid, digitaalseid tõendeid kustutati, mis iganes need ka olid. Olen kuulnud, et see võis olla ettevõtte sotsiaalmeediakontod. Huvitav. Aga jah, on olnud teateid, et Maria Eduardal oli GoPro kaamera, mis poleks ebatavaline, kui keegi, kes tegeleb seikluslike tegevustega, omaks midagi sellist. Ja vähemalt üks tunnistaja, ma arvan, tuli välja ja ütles, et nägi, kuidas kaamera eemaldati. Ilmselgelt on see väga murettekitav. Meil on teatatud, et kui need 3 arreteerimist toimusid, need täiendavad arreteerimised, siis on väljastatud läbiotsimismäärused. Et proovida kindlaks teha, kus see kaamera asub. Kas see hävitati, kas see eemaldati, kus see on, me tegelikult ei tea. Aga kui need süüdistused on tõesed, siis on see oluline tõend, sest esiteks dokumenteerib see mitte ainult ajajoont, vaid mind huvitab ka, kas see salvestas mingeid suhtlusi või vestlusi selle kohta, kas köis kinnitati või mitte. Ja ma arvan, et see saab olema väga oluline. Peale selle, et kujutage ette, kui uskumatult laastav oleks kuulda ja näha seda salvestist tema kukkumisest. See on lihtsalt nii mõeldamatu ja nii hirmutav, aga see on tõesti oluline. Mida see salvestas enne neid hetki, minuteid, sekundeid, enne kui ta platvormilt alla visati?
nii et see on selles juhtumis võtmetähtsusega tõend, mille nad peavad üles leidma. Ja kui ma sellest esimest korda teatasin ja ütlesin, oodake, GoPro on kadunud, ma mõtlesin, kuidas ta seda ei leidnud, see peab olema selles piirkonnas. Ja siis mõte, et võib-olla see võeti kaasa. See viibki selle mõtteni, et ühel juhul on tegemist täieliku õnnetusega. See oli juhus. Siis jõuab asi selleni, et kui inimesed üritavad varjata või väidetavalt varjata seda, mida nad tegid, siis see muudab juhtumi veelgi tugevamaks. Jah, sa rääkisid siin süüteadlikkusest, mis, kui see on tõsi, kui inimesed tõesti jooksid ja haarasid selle kaamera ning viisid selle ära, siis minu jaoks see tõesti viitab süütundele, sest nad mõtlevad, et okei, midagi läks siin ilmselgelt valesti. Ma tahan selle tõendi kustutada. Ma tahan sellest lahti saada, selle sündmuskohalt täielikult eemaldada. Aga see viibki mu järgmise küsimuseni, sest võib-olla on meil nende süüdistuste põhjal süüteadlikkus olemas, aga kas meil on siin ka tahtlust? Kas meil on mens rea? Sest süüdistuste hulgas on siin ka mõrv, aga minu jaoks tundub see pigem hooletusena. Mis sa arvad sellest poolest? Ma rääkisin Adrieli Barsaga, kes on Brasiilia kriminaalkaitsja. Ja ma pean ütlema, et ma olen ikka veel veidi segaduses kogu selle süüdistuse osas, aga põhimõtteliselt on see tapmine kaudse tahtlusega või tapmine kaudse pahatahtlikkusega. Ja ma arvan, et see oli viis neid vahi alla võtta, et uurimine saaks jätkuda ja nad saaksid tõendeid koguda. Aga kui ma lugesin selle kohta kirjutatud artikleid, siis need süüdistused ei tähenda tingimata, et nad tahtsid teda tappa, vaid nad käitusid nii hoolimatult, et eirasid ilmset ja teadaolevat ohtu. Ja kui mõelda selle peale, kuidas sa ei saanud teada, et ta polnud kinnitatud, või sa ei võtnud isegi vaevaks teda köite külge kinnitada, siis on aru saada, miks see võiks olla siin süüdistus. Ma pole näinud midagi, mis viitaks sellele, et nad seda planeerisid, et nad tahtsid tema surma või kavatsesid teda tappa. Aga kuna see olukord on nii räige ja süüdistused on nii ebatavalised, siis pole asi mitte selles, et köis katkes, vaid selles, et ta polnud üldse kinnitatud. Saad aru, miks nad ütlevad, et see ületab lihtsalt õnnetuse või hooletuse piiri? See on midagi enamat. Ma ei ole Brasiilia õigusekspert, aga nii mina sellest aru saan. Ja see on väga tõsine süüdistus. Ja ma sain ka Adrielilt teada, et nad ei saa kohtusse minna, kui kõik pole süüdistatud. Kui nad esitavad süüdistuse 3 inimesele, siis nad ei saa minna kohtusse ainult nende 3 vastu ja oodata ülejäänuid. Kõik peavad olema samas kohtuprotsessis süüdistatud. Kõik peavad minema kohtusse samal ajal, nii et kas 3 inimest või 6 inimest. Ja ma küsisin temalt, et mis saab nendest 3 teisest inimesest, kes arreteeriti, aga kes polnud isegi hüppega seotud. Üks oli all, üks juhtis seda. Ta ütles, et nad kõik jagaksid põhimõtteliselt vastutust selle eest, mis juhtus. Nii et vaata, ma arvan, et see läheb selle idee juurde, et see on nagu kuskil vahepeal, nii palju kui mina näen, tahtliku tapmise ja lihtsalt hooletuse vahel. See on midagi, mis on sellest suurem ja samas ka väiksem. Õige. See ei ole nagu tavaline juhtum, mida me skandaalis kajastame. Näiteks Brian Walsh, kellel olid väga süüdistavad Google'i otsingud ja siis äkki tema naine kaob. Okei, see näitab tead, et oli etteplaneerimine, tahtlus. Siin see nii ei ole. Aga see, millele sa tähelepanu juhtisid, et nad kõik peavad samal ajal kohtu alla minema, on huvitav erinevus selle vahel, mida me siin Ameerika Ühendriikides näeme võrreldes Brasiiliaga. Ja veel üks asi, millest ma tahtsin rääkida, kui juba Brasiiliast ja sellest kõigest juttu tuli, on siinset föderaalvalitsust puudutav. Nii et linn või asula, omavalitsus, mis iganes see ka poreks, kus see juhtus, oli vist aastaid häirekella löönud ja nagu SOS, palun aidake. Inimesed tulevad sellele skeletisillale, mis on juba ainuüksi nime poolest hirmutav. See ei kõla mitte ainult hirmutavalt, vaid näed ka hirmutav välja. Ma mõtlen, see on nagu lõpetamata sild, mida ei kasutatudki kunagi selleks, milleks see loodi, raudteeks. See on kuidagi puudega ja samblaga kaetud. Ja tead, loodus vallutab selle ala tagasi. Inimesed tulevad siia maa-alusesse köiehüpete maailma, et siit alla hüpata. Ja omavalitsus ütleb, kuulge, see pole just kõige parem mõte. Ja nad väidavad, et föderaalvalitsus justkui meelitas inimesi sinna, et seda kuidagi propageerida. Mis sa sellest kõigest arvad? Ma arvan, et see on selle loo juures tõesti oluline ja häiriv aspekt. Et föderaalvalitsusele saadeti kirju, et see asi kinni panna, et see on ohtlik, et seal on varemgi õnnetusi juhtunud. Ja alles midagi sellist pidi juhtuma, et see lõpuks lammutatakse. Kui tulla tagasi süütunde teadvustamise juurde, siis see on hoopis midagi muud. Tõesti? Kas sa ei ütleks, et kui sa pärast seda silla maha lammutad, siis see kinnitab justkui kõike seda, mille eest kõik olid hoiatanud? Ja ma arvan, et see on tõesti suur probleem. Samal ajal see ei leevenda olukorda. See ei võta ära nende inimeste võimalikku vastutust, kes olid asjaga seotud.
Nad korraldasid selle hüppe ikkagi. Nad võivad endiselt vastutusele võtta. Aga see mõte, et neil oli see ala, neil oli see koht, kus seda teha, see on selle juhtumi puhul veel üks oluline aspekt ja veel üks suur probleem, mille valitsus peab lahendama. Ma mõtlen, isegi selle omavalitsuse linnapea on juhtunust tõsiselt jahbunud ja häiritud. Jah, see oleks üks asi, kui valitsus oleks pannud üles tõkked või piiranud aala ära ja inimesed oleksid neist üle roninud või alt läbi läinud. See oleks üks asi. Aga siin nii ei olnud. Minu arvates ei olnud seal mingeid tõkkeid ega turvameetmeid. Tead, tundub, et vähemalt nende allikate põhjal, mida mina olen näinud, lasi valitsus selle lihtsalt olla. Ja nagu sa ütlesid, nüüd lammutatakse see maha. See on igas mõttes lihtsalt traagiline juhtum. Aga ma küsin sult veel viimase küsimuse, Jessie. Mida sa arvad, mis edasi saab? Sest praegu on meil 3 inimest süüdistatuna ja veel 3 arreteeritud. Mis neist edasi saab? Kas sa arvad, et tuleb kohtuprotsess? Kas nad vabastatakse? Lihtsalt sinu parima oletuse põhjal, mis ees ootab. Ma ei ole küll Brasiilia seaduste ega uurimiste ekspert, aga tundub, et selle põhjal, mida olen arutanud ja kellega olen rääkinud, on neil vaja selles juhtumis veel natuke rohkem tõendeid koguda. Nad peavad vaatama, mida digitaalsed tõendid näitavad. Ma arvan, et nad peavad uurima käitumismustreid. Mida see grupp on varem teinud? Millised on nende sertifikaadid? Milline on nende väljaõppe? Kõik asjaolud, mille kaudu Maria Eduarda selleks olukorraks ette valmistati. Ja nad peavad selle GoPro üles leidma. Nad peavad tõesti selle kaamera leidma ja rääkima ka tunnistajatega sellest, mida nad enne seda juhtumit märkasid. Sest tekib küsimus, kuidas on üldse võimalik, et teda ei kinnitatud enne, kui ta justkui visati sellelt sillalt alla. Nii et ma arvan, et nad peavad välja selgitama ja leidma rohkem tõendeid. Nad peavad tegema otsuse selle kohta, kas esitada süüdistus ka neile 3 teisele arreteeritud isikule. Ja ma usun, et Brasiilias on selleks kindel ajapiirang, mille jooksul nad peavad selle otsuse tegema. Ja kui nad ütlevad, et kas me esitame neile süüdistuse või mitte, siis liigub asi edasi nende vastu, kellele süüdistus esitatakse. Ja huvitav saab olema, milline on kaitse seisukoht. Kaitse seni, nagu näha, tugineb ideele, et nad olid šokis. Nad ei tea. Nad ei tea, kes mille eest vastutas. Nii et näed, kuidas süü lükatakse teistele inimestele. Aga ma arvan, et me oleme selles ikka veel algfaasis. Ja jälle, proovida kajastada midagi, mis toimub teises jurisdiktsioonis, on keeruline. Aga me teeme kõik, mis suudame ja püüame rääkida õigete ekspertidega, sest see on tõesti oluline lugu. Ja põhjus, miks ma seda nägin, oli see, et ma nägin seda sotsiaalmeedias. Ma nägin, kui hull see oli. Ma mõtlesin, et see on lugu, mis väärib tähelepanu. Kui ma kuulsin kriminaalsüüdistustest, mõtlesin ma, et nüüd peame tõesti sellega tegelema. Tema perekond väärib vastuseid. Tema perekond väärib õiglust, mis iganes see ka poleks. Ma arvan, et see on väga oluline juhtum, mis puudutab vastutust. Ja sa pead sellele tähelepanu pöörama, sest ma mõtlen, millal oli viimane kord, millal sa rääkisid bensihüppest või köiehüppest. Ma ei taha, et peab juhtuma selline juhtum, et toimuks mingi muutus või et tekiks mingi liikumine või mingisugune seadusemuudatus, mis iganes see ka poleks. Aga mõnikord ongi vaja midagi sellist, et juhtida tähelepanu probleemile, mis on juba päris kaua vaiba alla peidetud olnud. Ja ma mõtlen, sa ise ütlesid ka, et on olemas video sellest, kuidas teda üle ääre visatakse, sest täpselt nii see oligi. Me kõik oleme seda videot näinud. See on kõikjal sotsiaalmeedias ja see on õõvastav. Ma ei suuda isegi ühtegi muud sõna sellele leida. Muide, üks asi, millest me pole isegi rääkinud ja Andreeli rääkis mulle sellest. Kas sa tead, et pärast seda juhtumit hakkasid inimesed Brasiilias Maria Eduarda keha kohta kommentaare tegema? Sellest sai peamine vestlusteema. Ja nad rääkisid, ma arvan, et see puudutas tema lahkamist. Ja ta ütles mulle, et on võimalik, et neid inimesi saab nende kommentaaride eest kriminaalkorras vastutusele võtta. See, et meil on see selles episoodis. Mulle see väga meeldib, sest tegemist on noore naisega, kes ei väärinud seda. Ta oli 21 aastat vana, lisaks jälgivad seda juhtumit tema pere, sõbrad ja kogu maailm. Keegi ei tohiks praegu selliseid kommentaare teha. See ei ole üldse see, millele me peaksime keskenduma. See oli selle juhtumi juures väga huvitav aspekt. Ja mul on hea meel, et sa sellega üles tõid, Jessie. Jah, ta mainis seda mulle. See oli tegelikult esimene kord, kui ma teda intervjueerisin. Ta ütles, et enne kui sa üldse alustad, pean ma seda mainima. Ja enne kui me oma viimase intervjuu lõpetasime, soovis ta sellele tähelepanu juhtida. Nende sõnavabaduse kaitse on natuke teissugune kui siin Ameerika Ühendriikides. Aga see oli oluline aspekt, sest võib vaid ette kujutada, millist stressi see põhjustab ja kui raske see on perele kõige muu kõrval, mida nad juba kogevad. Tõesti, nii traagiline juhtum. See on kindlasti üks neist, mida me siin skandaalis edasi jälgime.
Sidebar, sina oled kogu selle kajastamise eesotsas olnud. Aitäh, Jessie Weber, et tulid saatesse ja jagasid meiega oma teadmisi selle juhtumi kohta. aitäh, et mind kutsusid Sierra. Sierra Gillespie, hindan seda alati. Ja siinkohal lõpeb tänane skandaali episood. Kui sulle meeldis see, mida nägid ja tahad rohkem näha, siis ühendu minuga sotsiaalmeedias. Mind leiab näiteks Instagramist nimega Sierra Gillespie. Aitäh, et vaatasid tänast skandaali episoodi. Nagu alati, olen teie saatejuht Sierra Gillespie ja kohtume juba järgmisel korral.